Hommikuti siis ma käin läbi kõik kapid, vaatan kõik siin ilusti, vaatan kuupäeva, et see veel kehtib. Vaatan, et näod oleks näha ilusti asjadel. Igal asjal oleks nimi ja hind juures. Ja nüüd kapi uks kinni, muidu läheb soe sisse. Ma töötan Orissaare Konsumis kategooria juhina. Minu ülesandeks siin on lihagrupp, kuidas tellida, et kaup oleks olemas, et kuupäevad klapiks. Kui on probleeme, et siis lahendan neid. Nagu ikka elus on, kõik on juhustes. Olude sunnil oli mitu töötajat rivist väljas ja siis ma tulin lihtsalt proovima ja oma abikätt tuletama. Ja nii ta vaikselt hakkas minema. Minu eriala on tegelikult, ma olen tantsujuht, koreograaf. Ma olen 23 aastat olnud Viljandi Kultuuriakadeemias kateedrijuhataja, programmijuht, korraline professor ja siis ka näitlejatele teinud lavalist liikumist. Ütleme nii, et ega see kultuuripõld ei jää sellepärast sööti. Ja minu meelest need asjad nagu täiendavad teineteist. Et ma arvan, et see, et mul on nagu silma, et see aitab ka siin riiuleid kujundada. Minu lemmikaeg töö juures poes on hommik, siis kui veel pood on kinni ja ma tulen siia ja kõigepealt norin läbi kõik riiulid, vaatan kuupäevad üle, vaatan, et oleks paigutus normaalne, kõik asjad on oma koha leidnud, siis see on hetkeline rahulolu. Ja kui veel tuleb hakata otsima mõnele uuele kaubale kohta ja seda kohta väga ei ole ja siis sa pead hakkama nagu nii-öelda loominguliselt mõtlema, kuidas ma selle lahendan, kui see saab lahendatud. Siis on niisugune, ütleme, päevarosin on kirjas. Oma töökaaslaste ehk siis tänaste kolleegidega olen ma kõigiga juba aastaid kokku puutunud, sellepärast, et ma olen käinud Orissaare poes kliendina. Mulle väga meeldib Orissaare poe seltskond, nad on kõik sõbralikud, siin on mul ka klassiõde näiteks. Ja nüüd, kui ma nagu näen seda nii-öelda tagatuba, siis tegelikult ega sa kliendina aru ei saa, kui suur on see töömaht ja kui süsteemselt ja pingsalt peab selle nimel töötama, et saalis oleks kaup riiulis ja et oleks sortiment. See töö on tegelikult füüsiline. Tuleb ronida üles, alla, tuleb tasakaalu hoida. Mingil juhul ei ole see töö nii, et ma tulen ja istun kontori taga ja siis lösutan õhtuni välja, see on nagu välistatud. Ma ei talu rutiini ja ma natuke kartsin seda, et kui ma siia tulin alguses nagu proovima, et kui see muutub rutiiniks, et mis siis juhtub? Ma ei saa öelda. Iga päev on erinev. Ma iga päevaga õpin. Iga päevaga saan targemaks ja annan endast parima muidugi.